Tere! Mina olen Krista Savits ja räägin teile täna teemal, et kuidas õppida ja õpetada läbi katsetamise ja eduelamuse. Uskuge, kõik tehtu ei lõppe eduga. Päris palju on ka ämbreid, aga ma usun, et igaüks, nii õpilane kui õpetaja, peab selle ämbri ise läbi koolistama, selle tõusu ja mõõna läbi käima. Ja alustaks siis täna seda praktilist osa, et kuidas siis meil erinevates koolides ettevõtlusõpe toimib. Mis on seda? Nii, hästi. Ühesõnaga, selleks, et nüüd jõuda praktilise ettevõtlusõppeni, selleks on meil vaja hulgaliselt teoreetilisi teadmisi, aga seda praktilist õpet me ei tee üksinda. Kool, õpetajad, õpilased ei ole need, kes ainuüksi üksinda peavad rabelema, vaid meil on tegelikult tohutult palju partnereid ja nende partnerite ka koostööst ma tegelikult tahakski täna rääkida. Me ei saa üle ega ümber, aga see praktilise ettevõtlusõppe pakkuja või selle võimaluse looja meie jaoks on Junior Achievement. Ja väga paljud toredad õpilasfirmad, minifirmad, mini-minifirmad on just tänu sellele programmile alguse saanud. Aga ma räägin lähemalt iga järgmise slaidi peal, nii et praegu kokkuvõtlikult. Teine, olen ma siin välja toonud meie uuema leium, mis ta on 2 aastat nüüd praegu praktiseeritud õpilastele koolisaadiku programm, mida siis pakub SEB. Ja kahtlemata selleks, et see õpe oleks praktiline, peaksime me kaasama oma igapäevasesse töösse ka kohalikke ettevõtjaid, aga ka kohalikku omavalitsust ja näiteks meil on Harjumaal veel Harju ettevõtlusarenduskeskus. Et kui me suudame need kõik koostööd tegema panna, siis uskuge, sellest tuleb välja lõpuks väga hea tulemus. Ja vaatamegi nüüd siis slaidide kaupa. Mul seda edasi ei anna. Nii, õpilasfirma programm. Ma ei hakka täna rääkima programmist, vaid ma räägin, et mida me oleme siis teinud selleks, et asi toimiks ja et õpilaste jaoks oleks käepärane ja lihtne. EBS gümnaasiumi näitel selline tore hea praktika, et kuidas siis leida igaks järgnevaks aastaks endale õpilasfirmade tegijaid või huvilisi. Ja me oleme korraldanud jõulude eel 10. klassidele sellise reklaamürituse ja 11. klassid, kes siis õpilasfirmasid teevad, nemad tutvustavad ennast läbi esitluste ja pakuvad siis oma tooteid ka müügiks ja vastavad küsimustele. Täpselt samamoodi tegime täna sellel septembrikuul nüüd Tabasalu gümnaasiumis, kutsusime kõik 11-ndikud kokku ja me tutvustasime siis õpilasfirmade programmi, et leida siis sealt need terad üles, kes õpilasfirmad tegema hakkavad. Nüüd, mis saaks veel praktilisem olla, kui kogu see müügiprotsess, jah, et on firma asutatud, on toodet arendatud ja nüüd, kui on jõutud müügini, siis väga toredad laadad on õpilasi innustanud siis veel paremini ja paremini oma toodet tegema. Kahtlemata meie vaieldamatu lemmik on Viimsi laad Võll, mis loodetavasti leiab aset ka sellel aastal. Ja kui siin keerulisel koroona ajal õpilased olid oma toodetega hädas, siis
ettevõtlikumad Tabasalu noored rentisid endale suvise jäätisemüügi kohviku või sellise väikse putka. Ja siin ongi, et õpilaste oma algatus, et kuidas siis kasutada ära seda ressurssi, mis on kohalikul tasandil olemas, tuua oma toode seal müüki, teha reklaami ennem ja lõpuks siis edukas müügipäev lõpetada. Nüüd väga positiivne on meie jaoks olnud mentorite kaasamine. Me oleme leidnud igal õpilasfirmale siiski mentori või õpilased on ise ka väga usinad otsijad olnud ja on leidnud. Ja mentor mitte ei peaks tulema kooli. Mul on ikka meeles see, kus meie üks parimaid mentoreid, Kari Maripuu, ütles, et ma võin iga kell tulla kooli õpilaste juurde, aga see ei ole see, et saa palun aru. Kui õpilane tuleb oma tiimiga või oma õpilasfirmaga mulle kontorisse, istume ümara laua taha ja räägime nagu äripartneriga, nagu tõsine firma tegijaga, et siis see efekt on märksa suurem kui see, et ma tulen jälle kooli ja te selles samas igapäevases harjunud ümbruses siis tegutseb. Ja kindlasti on ka koolide poolsed võimalused erinevad, aga Tabasalu kool on pakkunud õpilasfirmade tunniks näiteks ringitundi. EBS gümnaasiumis on meil ka päris oma ainetund selle jaoks olemas. Tabasalu gümnaasium pakub välja variandi, siis, et õpilased saavad valikainena seda õpilasfirma tunnist osa, et see üks fikstund või siis olemasolev tund annab siis neile kohustuse või pakub neile kohustuse iga kord kohal olla. Et meil on ka olnud aastaid, kus ei ole kontaktitundi olnud ja see on mõnevõrra keerulisem olnud, lihtsalt õpilaste oma initsiatiiv peab olema väga suur. Nüüd järgmine slaid, tõsine hea leid ja aitäh SEB-le. Õpilaste kaasamine õppetöösse on tänu SEB koolisaadiku programmile saanud võimalikuks ka siis Tabasalu, aga ka EBS õpilastele. Ja SEB Pank siis on välja koolitanud hulga õpilasi, kes esiteks saavad abiks olla õpetajatele näiteks üksiku ainetunni läbiviimisel noorematele koolikaaslastele või siis teine variant valikainet pakkuda. Tabasalu gümnaasiumi õpilane, kes on praegu 11. klassis, läbis eelmine aasta selle koolisaadiku programmi ja mul oli väga meeldiv võimalus koos temaga hakata seda valikaine tundi tegema. Ma olin kindel, et sellise valikaine peaks õpilastele pakkuma ja ma olin ka kindel selles, et kui seda teen, siis teen seda ainult koos Iljaga. Nii et ei ole mõtet häbeneda seda, et me kaasame õpilase ja teeme teda nagu endaga võrdväärseks. Temal on mulle väga palju pakkuda ja mina omakorda toetan teda. Ja miks mitte siis käia ka teistele õpilastele teistes koolides loenguid tegemas ja käiski viimati EBS gümnaasiumis jõudes siis täpselt nende õpilasteni, kellele mina tegelikult õpilasfirma juhendajaks olen. Ja mis see noortele annab üüratu kogemuse, annab võimaluse meedias üles astuda ja kutsuti hommiku või televisiooni, temast tehti fotode seeria, tehti video ja seda videot me korra vaatame, kas läheb käima. Mida sina tead rahatarkusest ja investeerimisest? Püsi minuga lainel ja ma räägin sulle täpsemalt oma kogemusest SEB koolisaadikute programmis. Ma kandideerisin koolisaadikute programmi, sest ma tahtsin olla rahatargem ja tahtsin olla trendidega kaasas ja
tahtsin olla tark noor investor. Kindlasti soovitan kandideerida SEB kooli saadikute programmi, sest kõige parem viis midagi selgeks saada minu jaoks on seda teistele õpetada ja ka ise õppida. Ja minu jaoks SEB kooli saadikute programm paneb kõik need asjad kokku ja võimaldab seda teha. Koolisaadikute programmis saadud teadmisi saan rakendada ka oma igapäevses elus ja ka see avas mulle nii-öelda mõned uued uksed, ehk siis ma saan õpetada oma koolis näiteks investeerimist teistele ja saan jagada ka edaspidi rahatarkust noortega ja oma klassikaaslastega ja eakaaslastega. Väga palju aitas mind minu mentor, kes aitas mind kaasa ja panustas minu arengusse nagu isikuna ja aitas mul olla ka teiste jaoks hea mentor ja õpetas mul, kuidas asju teha ja muutis mind ka mõnes mõttes enesekindlamaks. Koolisaadik peaks kindlasti olema enesekindel, järjepidev ja suure huviga nii raha kui ka majanduse vastu üldiselt. Nii, lähme siit edasi. Nüüd erinevad huvigrupid, kohalik omavalitsus tuleb mul kõige lõpus, aga kõigepealt siis veel Harju ettevõtlusarenduskeskus. Kerli Veeleid selle arenduskeskuse spetsialistina ja programmijuhina on välja käinud siis sellise võimaluse pilootkoolidele Harjumaal, mis jäi pisut nüüd küll soiku, aga mõtteks oli siis see, et nädalased praktikad ettevõtetes, eriti siis nagu kohalikes ettevõtetes, et õpilastel poleks vaja nagu kaugele minna, aga et kandideerimine käiks ikkagi läbi CV ja motivatsioonikirja, et nad läbiksid kõik etapid, mis neil tegelikult reaalses elus tööle asudes vajalikud on. Nüüd HEAK on alati toetanud Harjumaa õpetajaid ja kutsunud koolitustele ümarlaudadele, lisaks sellele toetanud õpilasi, koolitanud neid, pakkunud erinevaid võistlusi, näiteks Harjumaa parim õpilasfirma. Ja mis veel toredam on, nad tulevad ka alati sõbralikult kooli appi, on valmis olema erinevate võistluste žüriis, näiteks kui me tegimegi ajujahi konkursi oma koolis, siis tuli Kerli, osales žüriitöös, kui me tegime ükskord õpilastega laata, siis Kerli tuli ja oli ürituse läbiviijaks. Nüüd sinna kõrvale ettevõtjad, et mida nemad siis saaks meile veel pakkuda, et tohutul hulgal oleme teinud õppekäike, väga õpilastele on meeldinud näiteks Prolex Plasti külastus või ka ettevõtte Harmet külastus. Nüüd jah, sellel koroonaperioodil on veidikene keerulisem, ettevõtted ei ole huvitatud õpilaste või lisakontaktidest ja see on ka mõistetav, aga isegi need ettevõtted, kes ütlevad, et nad ei saa õpilasi õppekäikudele võtta, näiteks nagu mul on seal Tarplan, nad ütlevad, et alati oleme valmis tulema ja teile nendel teemadel näiteks ettekandeid või loenguid tegema. Samuti on valmis alati auhindadega toetama ja miks mitte see mentoriks olemine on kindlasti üks väljakutse ka kohalikele ettevõtjatele, et vastavalt nende profiilile võiks siis õpilasfirma ka nende poolt toetatud saada. Ja nüüd sellest samast HEAK-i programmist järeldatuna peaksid siis nad ka pakkuma praktikakohti. Ja nüüd minu viimane mõte on siis värske, alles 2 nädalat vana, aga koostöö Harku vallaga ehk siis kohaliku omavalitsusega. Ja mulle oli väga sümpaatne, kui 2 nädalat tagasi valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm kirjutas mulle meili, et ma olen oodatud väikesele koosolekule Teamsis ja et sooviksin siis rääkida sellest, et kuidas saaks kohalik omavalitsus viia siis meid kokku, kooli ja ettevõtteid kokku. Ja sellest sündis nagu siis selline tore algatus, et teha üks heategevuslik
õhtusöök ettevõtjatele ja siis sealt saadud raha võiks minna õpilasfirmade toetamiseks või kas või kui me valime kooli parimaid õpilasfirmasid, siis nende näiteks kingituste finantseerimiseks. Ja alati on vald pakkunud ka tuge erinevate auhindade väljaandmisel ja mulle väga on sümpaatne olnud see, et nad on märganud nii õpilasi kui ka õpetajaid, nad on märganud kooli panust siis ettevõtlusõppe arendamisel. Ja uskuge või mitte, aga tänaseks ma tunnen, et kui me võtame puslepildi ja iga organisatsioon või iga programm on nagu üks pusletükikene, siis ma olen tänaseks saanud paika kõik pusletükid ja ma usun, et see pilt saab tervikuks, et ma ei saa öelda, et ma pean tegema kõike üksi, ma pean nagu hirmsalt selleks vaeva nägema ja ma olen nagu õudselt õnnelik, et meil on kõik panustajad olnud õigel ajal nagu õiges kohas, et 10 aastaga oleme me tegelikult vähemalt Harku vallas jõudnud sinnamaani, et me oleme pildi kokku pannud. Ja aitäh, õpilased ja õpetajad on kõigile tänulikud. Aitäh! Suur tänu! Tõesti, aitäh! Ma tahaksin niimoodi kuidagi kommenteerida veidi filosoofilisemalt, et on suur õnn sündida Eestis, eriti suur õnn on sündida Tallinnas Harjumaal. Eesti 3% elanike ja 3% meie majandust ju tegutseb siin samas. Või isegi ettevõtluse kohta öeldakse, et üle poole kõigist ettevõtetest Eestis on registreeritud kas Tallinnasse või Harjumaale. Kas see tähendab, et siin kandis noortele ettevõtlusõpet andes on sisuliselt võimalusi rohkem ja tegutseda lihtsam kui mõnes muus Eesti piirkonnas? Ma ei ütleks niimoodi. Ma usun, et isegi näiteks väikeses Värskas tehakse väga head tööd, seal on väga toredad laadad, sinna oodatakse ka teiste maakondade esindajaid, et meil ei pea olema alati Tallinn ja Harjumaa, kus on kõige paremad tingimused. Et ma ei usu, et sama efektiivselt tehakse tööd kindlasti Viljandis, Võrus, Tartus ja väiksemates maakohtades. Ütlesid, et 10 aastaga on see suur muutus toimunud. Mis seda muutust vedanud on? Ma ei tea, ma arvan, et äkki eestvedajate selline pealehakkamine ja tõsine nagu jonn ja panustamine, ütleme nii, et tahaks, et oleks midagi veel paremini. Ikkagi motivatsioon ja tahe, nii nagu me tahame, et õpilasedki oma õpilasfirmad teeksid täie kirega. Ja siit tulebki võib-olla küsimus, et kas te olete nõus, et ilma eduelamuseta ei ole võimalik säilitada motivatsiooni? Jah, see eduelamus peab olema. Me ei saa ilma selleta. Aga mingil määral need ämbrid tuleb ikkagi läbi käia. Ämbritest ka on sul mõni näide, mis oli ämber viimase 10 aasta sees, et rohkem nii idee? Jaa, meil oli üks jõuluüritus ja ühel õpilasfirmal näiteks ei olnud tooteid selleks ajaks veel laua peale tuua, sest tarnijad olid natukene alt vedanud ja ei olnud need tooted või toorikud siis õigeks ajaks kohale jõudnud. Ja see oli nagu piinlikum hetk, kui 10. klass vaatas neid tühja lauda ja küsis, ja millega teie tegelete. Aga nad mängisid selle olukorra välja, nad panid ette tellimislehe ja ütlesid, teate, me hakkame neid ägedaid asju tegema, aga siia saate ennast kirja panna, saate olla esimesed ostjad. Õige meetod ju tegelikult, sa ei pea toodet valmis tegema, teed reklaami valmis, paned sinna meili aadressi, et kui te tahate, siis tellige, sa saad aru, palju seda tegelikult vaja on. Jah, et mitte lattu seisma. See on nagu väike variant turu-uuringust, et kui palju huvilisi mul selle hetkega tekib. Mis sa ennustad, mis nüüd 10 aastast edasi saab? Senise 10-ga tekkis süsteem ja 5, kuidas seda rakendada. Mis järgmise 10 aasta jooksul juhtub, kus me 10 aasta pärast Mina julgeks panustada tublidesse õpilastesse. Ehk siis ma loodan, et vähemalt igast lennust võiks tulla üks selline õpilane, kellele öelda, et kuule, vaata, et ma täna olen koolitusel, aga kas sa saad selle tunni minu eest ära teha? Sest ma panen käe südamele ja ütlen, et ta tegi seda väga hästi. Ma tean ja ma olen kindel temas. Et ma tahaks, et õpilane
aitaks või toetaks õpetajat. Olgu ta siis kas või omaealisele tunni läbiviimine. Äge, ma usun, et nii lähebki.